Mitmes Haapsalu laste- ja noorteasutuses tehakse kunstlilli, mille abil on plaanis koguda aprilli lõpus raha heategevuseks, et toetada Haapsalusse jõudnud sõjapõgenikest Ukraina lapsi. Haapsalu noorte huvikeskuse kunstiringi lapsed toimetasid usinalt laudade ääres. Käsil oli kunstlillede valmistamine. Haapsalus on plaanis korraldada heategevusüritus, kus kogutakse kunstlilli müües raha Haapsalu jõudnud Ukraina laste toetuseks, ütles ettevõtmise idee autor, kunstiõpetaja Tiiu Randman-Mihkla. See on üks huvitav lillemüük, sest et inimene saab osta selle lille, aga ta ei saa seda endale, vaid ta saab õiguse panna selle üheks lilleks lilleaias. Ehk siis nendest moodustub installatsioon. Päevalillede tegemiseks kinnitatakse pulga külge tume õiesüdamik, mille külge tuleb omakorda liimida kollased kroonlehed. No alguses ma mõtlesin, see on raske, sellepärast kuna see nägi raske välja, kuidas teevad ja kuidas see liimi panna. Kõige rohkem aega kulub mille peale? Nende südamike panemine selle ümber pulga. Kunstiringi rühmade poolt tehtud lilled kogub õpetaja praegu kastidesse. Ma arvan, et ka mingi südamiku tegemiseks ei lähe väga kaua aega, umbes mingi 10 mintsa. Ja need välised kroonlehed oleneb sellest, kui hea see välja näeb. Millal te umbes alustasite? Olete juba vist päris suure hulga valmis saanud? Meil on ju iga kolmapäev tundi, ma arvan, et võib-olla 2 tundi oleme teinud. Tiiu Randman-Mihkla sõnul on heategevusüritus, mille jaoks lilli meisterdatakse kavas aprilli lõpus, kuid täpsemalt selgub üritusega seonduv järgmisel nädalal.